Tere ja tere tulemast tagasi siia minu hubasesse kööki, et puhuda taas törts infoturbe juttu siin infoturbe kööginurgas. Kui lubate, siis ma täna tegelikult alustaks ühe pisikese monoloogiga. Pean ennast omamoodi usklikuks, kuna ma siiralt usun, et kõigis inimestes on kas või kuskil südamesopis sügaval peidus sihuke loomupärane headus. Ent ajalugu on meil näidanud, et ikka leidub neid inimesi, kes ei arvesta teistega, kes lõhuvad, laamendavad, ei täida kokkuleppeid. Ja seetõttu me ühiskonnana vajamegi igasuguseid toimivaid turvamehhanisme, näiteks politsei, kohtusüsteem, kaitsevägi, aga ka infoturve ja andmekaitse. Mõelge vaid, kui meil neid institutsioone tegelikult tarvis üldse ei olekski. Kui palju vähem meil oleks erinevaid kulusid. Ja enne kui te küsite, siis jah, ma lasin tehisarul selle numbri välja arvutada. See on umbkaudu suurusjärgus 20+ triljonit dollarit, mis on siis umbes 20–25% ülemaailmsest sisemajanduse kogutoodangust. Ehk et veerand meie kuludest on seotud erinevate vägivalla ja pahategemistega seotud kuludega, mis on veidikene nukraks tegev. Samas ma ei ole ka naiivselt sinisilmne, ehk et selline ideaalmaailm, kus puudub igasugune vägivald ja pahategemine, kuulub täna ilmselt veel sellisesse müstikavaldkonda ning null kuritegevust ja null ebaeetilist käitumist ilmselt pole ka tänasele inimloomusele väga omane ja on selline utoopiline. Aga mõtteharjutusena kasvõi, et kui kasvõi kübekene meie käitumist muutuks sellisteks rohkem rahumeelsemate lahenduste otsimise suunas ja üksteise usaldamise suunas, siis selline värelusefekt oleks ju üsna märkimisväärne. Et mine tea, äkki ühel päeval siiski. Mida ma ka üldse ei usu, on hirmutamise võimesse inimkäitumist pikas perspektiivis muuta, isegi kui sellel on lühiajaliselt mõju olemas. Paraku me puutume hirmutamisega kokku igal pool igapäevaselt, kas või meedias sellistel päevakaelistel teemadel, ühiskonnas laiemalt, poliitikas, aga ka perekonnas ja sõprusringkondades ja sageli ka kahjuks infoturbe teemades. Mina personaalselt eelistan sellist lähenemist vältida. Seetõttu siin selles kanalis ma püüan ka selliseid tõsisemaid teemasid ja mõtlema panevamaid teemasid tuua ja käsitleda eelkõige sellises maailmavaadet ja teadmisi avardavas võtmes ja teadlikkust tõstvas võtmes. Et oluline on meil siiski kõigil ka meeles pidada vastutust, mida me kõik kanname, nii isiklikku kui ka siis ühiskondlikku vastutust. Samuti ma usun tagasisidesse ja selle võimesse päriselt midagi muuta. Seega kuulan meeleldi ka teie mõtteid, kas siis kommentaaride näol või e-kirja teel. Et andke teada, mis teile meeldib, mis mitte nende infoturbe kööginurga videote juures, podcastide juures ja kas eelistate pigem selliseid lühikesi uudiseid või sellist põhjalikumat ja taustateadmistele toetuvat analüüsi. Et minu soov on tuua muutust sammhaaval, ühe uudise, ühe episoodi, ühe nädala kaupa
ja nagu ma täna olen endale selgeks teinud, siis progress on tähtsam kui perfektsus. Ja ma loodan seda mõttemalli ka siis siin edaspidi juurutada. Aga nüüd siis uudiste juurde. Millest täna juttu teeme? Alustame irooniliselt kohe eelneva jutuga seoses. Ähvardamine Edward Snowdeniga. Siis räägime tehisaru poolt loodud pahavarast. Räägin pisut ka meie viletsast paroolihügieenist taas. Probleemid järjekordse nuhkvaraga. Siis meie kodune Riia annab teada. Ja kahjuks oli ka leke spermapangas. Nüüd siis uudiste juurde detailsemalt. Pimeveebi või siis darkveebi analüütikud sellisest firmast nagu Fortra avastasid hiljuti ühe uue lunavara grupeeringu, kes siis tegeleb üsna aktiivselt ja huvitaval moel väljapressimisega. Selle grupeeringu nimi on Ox Thief ja millega see grupp siis silma jäi. Ikka hirmutamisega ja täie raha eest. Nimelt ähvardas siis grupp oma ohvrit, et kui viimane ei maksa andmete mitte lekitamise eest raha, siis võtab grupp muuhulgas ühendust ka Edward Snowdeniga. Ja kes on siis Edward Snowden, kes ei tea, siis Edward Snowden on endine USA luurekeskagentuuri ehk siis CIA töötaja ja USA rahvusliku julgeolekuameti ehk siis NSA lepinguline analüütik, kes saavutas laialdase tuntuse 2013. aastal, kui ta avalikustas hunniku selliseid erilisi salajasi dokumente, mis paljastasid USA valitsuse ulatuslikud jälgimis- ja nuhkimisprogrammid. Snowdenile esitati süüdistus spionaaži seaduse alusel. Talle pandi siis süüks riigi salajase info ilma volitusteta avaldamist. Mees põgenes Hongkongi ja pärast Hongkongist lahkumist siis lõpuks mees jäi Venemaale, kus ta tänaseks on saanud ka elamisloa ja ka kodakondsuse 2022. aastal. Aga mis on siis nii-öelda mehe tegelik teene, on siis see, et tema lugu tõstis kogu maailmas ja kogu ühiskonnas esile sellise olulise küsimuse, et kui kaugele võivad valitsused minna isegi sellise riikliku julgeoleku nimel, ilma et nad rikuks oma kodanike õigust privaatsusele ja sõnavabadusele. Et sellel huvitaval teemal on tehtud ka Hollywoodis film pealkirjaga Snowden, et soovitan kõigil vaadata. Aga nüüd siis tagasi uudise juurde. Grupeering alustas nii nagu lunavara grupeeringud ikka tavapärasel moel läbirääkimise siis kliendiga või ohvriga. Väitis, et neil on ettevõttest välja kanditud 47 gigabaidi ulatuses sensitiivseid dokumente ja kui ettevõte ei maksa, siis nad lekitavad need andmed või dokumendid avalikkusele. Siis aga grupeeringu narratiiv ja jutt muutus ja nad saatsid siis ohvrile ka pika nimekirja erinevatest tagajärgedest, mis kõik juhtuvad, kui ohver ei maksa ja kui need andmed ükskord avalikkuse ette jõuavad. Näiteks vanglakaristused igasuguste andmekaitseseaduste rikkumiste eest, siis trahvid, kohtuasjad, mainekahju, negatiivsed uudised meedias ja muu selline. Ja muuhulgas lubati ühendust võtta ka mitme kuulsa inimesega, näiteks infoturbe ajakirjaniku Brian Krebsiga, siis erinevate andmekaitsega seotud mittetulundusorganisatsioonidega ja ka Edward Snowdeniga. Et sarnast käitumist erinevate lunavaragrupeeringute poolt on ette tulnud ka varem. Näiteks lunavaragrupp HV saatis USA börsiregulaatorile SEC-le kaebuse sellise fintech firma nagu Meridian Link
kohta, kuna viimane ei esitanud turbeintsidendi kohta ise regulaatorile raportit. Ja siis otsustas seesamane pahategija selle loo ise avalikkuse ette tuua. Aga siin me jõuamegi siis nüüd ringiga jälle tagasi minu alguse monoloogi juurde. Ehk et hirmutamine võib ju lühiajaliselt mõjuda. Aga miks on meil endiselt ikkagi nii palju turbenõrkusi erinevates süsteemides, erinevates ettevõtetes, nii palju tegemata tööd ja nii palju kaitsetuid ettevõtteid? Ma siiralt usun, et ükski ettevõte ei lähe ärisse selleks, et inimestele või klientidele teadlikult kahju teha või siis partneritele teadlikult kahju teha. Aga kui sellise kvaliteedi ja turvalisuse tagamine jääb vaeslapse ossa, siis kas mitte pole üks põhjustest see, et tehnoloogia ja turbeinimesed ei leia äripoolega sarnast keelt, ei räägi sarnast sõnavara kasutades, jutumärkides. Kas äkki sellised turbeinimesed kalduvadki pigem kasutama rohkem sellist IT-žargooni erinevas ähvarduslikus võtmes, et et kui sa ei tee seda, siis juhtub see ja see, selle asemel, et rääkida äripoolega hoopis selgelt erinevatest äririskidest. Lõppkokkuvõttes tegelikult on meie kõigi huvides, et kvaliteedi küsimused ja siis ka turbe küsimused nende hulgas oleksid ettevõtetes ja seltskondades ja gruppides olulisel kohal, ilma et me peaksime üksteist pidevalt hirmutama. Ehk on see mitte hirmutamine ja ühise keele leidmine selline võimalus suurema koostöö ja üldse vastutustundlikuma küberruumi suunas. Mis teie arvate? Et hea meelega kuulaks ka teie arvamusi. Järgmine uudis, taaskord tehisaru maailmast. Keito Networksi nutikal analüütikul õnnestus edukalt mööda hiilida siis tuntumate tehisaru keelemudelite sellistest piirangutest ja kontrollidest ning veenda siis neid tehisarusid kirjutama valmis üks pahavaraprogramm, mis varastaks Google Chrome'i veebilehitsejast selle kasutaja erinevad logimisandmed. Ja nende keelemudelite osas, mida siis õnnestus ära kasutada, olid nii DeepSeeki R1 ja V3 keelemudel, Microsoft Copilot ja ka ChatGPT 4o. Analüütikul huvitaval kombel puudus eelnev pahavara programmeerimise kogemus ning ta kasutas täna sellist kuuma tehnoloogiat ja kuuma terminit nagu niinimetatud vibe programming ja siis sellist nutikalt loodud narratiivi, et veenda siis tehisaru mööda minema tehisaru looja poolt seatud erinevatest turbepiiridest. Ja narratiiv oli selline üsna huvitav ja põhines väljamõeldud tegelastel ja väljamõeldud maailmal, mille ta siis nimetas ise Veloraks. Sisuliselt oli tegemist nii-öelda D&D või Dungeons and Dragons mänguga, mida ta siis AI-ga mängis või tehisaruga mängis, kus siis erinevad karakterid suhtlesid omavahel ning võti oli selles, et selles väljamõeldud maailmas puudusid need reeglid, mis meie maailmas tehisaru piiravad. Ja selles väljamõeldud maailmas oli siis pahavara täiesti legaalne ja sellise tarkvara programmeerimise põhitõed olid eluks vajalik tuumoskus. Ja siis see nii-öelda suutis veenda siis tehisaru nendest piiridest mööda minema. Ja loomulikult see pahavara esimesel korral kohe ei töötanud, see vajas veidi tuunimist, aga nutikal analüütikul piisas vaid siis seda tehisaru natukene veenda ja julgustada väljendiga, et peaaegu kohe varsti läheb käima ja juba on pisut parem kui enne oli.
ja lõpuks siis tehisaru saigi sellise valmistootega maha. Analüütik võttis muidugi ühendust ka nende tehisaru ja keelemudelite loojatega, aga need kahjuks loobusid edasistest kommentaaridest. Järgmine uudis, lubasin rääkida meie viletsast paroolihügieenist taas ja ka siis eelneva uudisega haakuvalt, ehk et praktiliselt iga privaatse sisu sirvimine internetis, olgu selleks siis email või sotsiaalmeedia või lemmikvideote vaatamine Netflixist, reeglina algab sisselogimisega. Trükid oma kasutajanime ja parooli. Ja selle sisuliselt igapäevase tegevuse keldris oppides peitubki siis meie suurim pahe ja saladus, ehk siis paroolide taaskasutus. Inimesed kasutavad sageli jätkuvalt sedasama parooli, ühte parooli erinevates keskkondades ja sageli me ka ei tea, et see parool on juba eelnevalt kuskil mingist süsteemist lekkinud ja seda tegelikult on võimalik siis nendest lekke andmebaasidest ka leida. Ja nüüd siis tuntud internetifirma Cloudflare, kelle teenuseid kasutavad pea kõik suuremad teenusepakkujad või tarkvarapakkujad internetis. Nende juurest liigub läbi suurem osa internetiliiklusest ja see Cloudflare siis otsustas teha analüüsi ajavahemikul septembrist novembrini eelmisel aastal ning tuvastas selle analüüsi käigus, et 41% sisselogimistest nendele veebilehtedele, mis olid siis Cloudflare'i süsteemi poolt kaitstud või kasutasid Cloudflare'i teenuseid, olid tehtud lekkinud paroolidega. Ehk et peaaegu pool paroolidest, mida me kasutame, olid juba lekkinud. Mis on sellest uudisest kaasa võtta? Taaskord tuletan meelde, et tehisaru poolt toetatud kuritegevus ja pahavaraloome on täna juba siin. See on väga paljudele inimestele kättesaadav. Paroolidele ei saa 100% kindel olla, nagu ma oma eelnevates kommentaarides olen ka öelnud, ja samamoodi ei saa kindel olla ka sellel SMS-il põhineval mitmikautentimisel. Seega vähim, mida sa teha saad, on kasutada tuntud ja tunnustatud paroolihaldurit ning erinevaid paroole erinevates süsteemides, erinevates keskkondades ning kasuta võimalikult tugevat kaksikautentimise meetodit, mida see keskkond siis pakub. Ja lihtsam samm siin on taaskord kasutada seda kaksikautentimist, mida pakub sulle seesama paroolihaldustarkvara. Järgmine uudis tuleb nuhkvara maailmast. Meediasse lekkisid uudised või lekkis info, et pea 2 miljonit kasutajakontot, mis olid seotud või on seotud sellise tuntud nuhkvara toote nagu SpyXiga, on hiljutise turbeintsidendi käigus lekkinud. Mis asi on nuhkvara või viisakalt nimetatakse seda ka, turundatakse laste seadmekasutuse jälgimise tarkvara või laste internetikasutuse jälgimise tarkvara, mis aga oma olemuselt on sisuliselt tarkvara, mis on mõeldud seadme kasutaja järel nuhkimiseks ja mida kahjuks täna väga paljud inimesed kurvastuseks kasutavad ka näiteks oma tuttavate või oma abikaasade, oma partnerite järel luuramiseks. Ehk siis korralik nuhkvara. Intsident ise ilmselt juhtus 2024. aasta juunikuus ja see uudis ujus välja alles nüüd, kui siis selline kuulus turbeuurija nagu Troy Hunt, kui tema kasutusse sattus siis 1,97 miljonit kasutajanime ja parooli paari. Nende hulgas oli ka 17 000 Apple'i kontode kasutajanime ja parooli vaba tekstina, mis näitab selgelt, et seesamane SpyX tarkvara kogus muu hulgas ka siis varjatuna inimeste iCloudi kontoandmeid. Kurvaks teeb jälle ka see, et ei neid nii-öelda siis selle tarkvara kliente ega ka neid inimesi, kelle järel selle tarkvara abil nuhiti, ei ole sellest intsidendist teavitatud. Ja see SpyXi juhtum on tegelikult juba
25. sellise nuhkvara turbeintsidenti juhtum või nuhkvara turbeintsident alates aastast 2017, mis näitab, et see tarkvara või sellist tüüpi tarkvara on paraku üsna levinud. Ja eriti on ta levinud erinevatel Androidi seadmetel, kuna seal piisab sellest, kui siis nuhkvara installeerija saab korraks ligipääsu sellele seadmele füüsiliselt. Apple'i puhul on reeglid veidikene karmimad, aga siiski on olemas teatud mehhanismid, kuidas ka seesamane SpyX siis suudab jälgida ka Apple'i kasutajaid. Ehk et selline huvitav juhtum. Järgmine uudis tuleb siit samalt kodumaalt. Ehk Riigi Infosüsteemi Amet RIA hoiatab advokaadibüroode nimel saadetud petukirjade eest, kus väidetakse, nagu oleks kirja saaja rikkunud Eesti Televisioonile kuuluvat autoriõigusi ja tegelikult levitavad need kirjad aga pahavara. E-kirjas teatatakse autoriõiguste rikkumisest, Eesti Televisioonile kuuluvate video- ja audiofailide avalikustamisest Facebookis. Kirjas väidetakse, et tõendid rikkumiste kohta asuvad kirjale lisatud PDF-failis. Tegelikult on aga kirjale siis lisatud PDF-failiks maskeerunud link, mille avamisel kasutaja seadmesse laetakse pahavara. Kirja saatjana on märgitud enamasti mõne tuntud Eesti advokaadibüroo nimi, kuigi meili saatmiseks on kasutatud tegelikult suvalist Gmaili aadressi. Ja RIA siis soovitab sellised kirjad edastada oma ettevõtte infoturbe või IT-osakonnale ja CERT.ee-le aadressil cert@cert.ee ning seejärel kustutada. Kindlasti ei tohiks kirjas olevat manust ega linki avada. Ja lõpetuseks midagi meeleolukamat. USA spermadoonorluse gigant California Cryobank saatis möödunud nädalal oma klientidele ja ka regulaatoritele teavituse, et turbeintsidendi läbi on lekkinud klientide isikuandmed. Kahtlane tegevus nende võrgus leidis aset vahemikus 20 kuni 22 aprill 2024 ning intsidendi avastamise järel isoleeriti seotud seadmed arvutivõrgust. Ligi aasta kestnud uurimise käigus selgitati välja, et ründajad on ründamise käigus saanud ligi siis klientide isikuandmetele, nagu näiteks nimed, pangakontode andmed, isikukoodid, juhilubade numbrid, krediitkaardi andmed ja tervisekindlustuse andmed. Spermapank ei ole teada andnud, kui paljude klientide info lekkis. Küll aga lubas pank klientidele saadetud kirjas täiustada oma kaitsevahendeid, et vältida järgmist häbiplekki tulevikus. Äkki nad peaks ka mõne pentesteri värbama. Aitäh veel kord kõigile vaatajaile ja kuulajaile ja kohtume siinsamas köögis juba nädala pärast. Tšau!